ma ei oska öelda, miks see saagi vahe mõneti on pea 10 korda olnud. Ju siis suhtumine on ka teine, et kui inimene teeb tööd armastusega, ma mõtlen kõiki neid kombainereid ja traktoriste ja siin, et kui see annab ka ilmselt juurde, mingi asi seos on olemas ilmselt. Suur osanikud tuleb hästi läbi saada, ütleme nii, et ilma normaalse annab ja siin on nii palju asju, et mida vanemaks saad, seda rohkem kahtled. Mis hetkel see otsus tuleb langetada, et sellel aastal panen nii mitusada hektarit seda kultuuri? See otsus see langetab PRIA, sest me oleme ju sõltlased PRIA-st. Kõik mõtlevad, et see toetus on tore asi, aga samas ma arvan, et selliste hindade juures ja kas need toetus üldse antud kujul vaja läheb, et siin osa asju võiks hoopis teisiti olla, ütleme, saak või suurem olla, kui teha oma tahtmist järgi mitte, ütleme, nende nõuete järgi, mis PRIA nõuab. Missugused teenuseid te pakute, kui suur see teie käibest sellel on? Ta hakkas minema, meil on nagu 2 firmad, ta hakkas minema kuskil juba, aga ületama seadusega lubatavad piire, et siis me pidime teise firma juurde tegema. Nagu tootjate ühendus on ka olemas, nagu ütleme, üks Kaarli Vesk ja teine ühistu Kaarli. Praegust vast 1/3 tuleb, ütleme siin, kokkuost müük ja talunike varustamine, ütleme siin, majapidamiste varustamine siin. Sest väga tore, kui inimesed teevad, et aga see põlvkond hakkab nagu ära kaduma, see 100 või 200 hektariga põlvkond, ütleme, 50 hektariga. Need on, nagu jäävad vanaks jäävad juba ja ei taha enam, nad teevad missioonitundest, ma olen väga palju näinud, et kui ma neid asju vaatan, et neid tuleb kindlasti aidata. Mul võib olla 5 hektarit ka maad, aga kui ma suudan selle 5 hektariga tagada endale, ütleme, 340 päeva aastas tööd, siis on ju kõik hästi ju. Aga fakt on see, kui mul on 50 hektarit maad ja ma kasvatan teravilja ja ma teen selle töö ära 4 päevaga, ma ei saa nõuda seda, et ma 4 päeva töös saan aasta palga. Me samamoodi teeme muid töid siin, paneme kuivateid püsti ja lõikame metsa, et saaks aasta ringi tööd teha. Kuigi meil on siin tuleb, iga töötaja kohta tuleb ka kuskil 300 hektarit maad praegust. Meil on kuskil 15 inimest, tähendab otseselt põllumajanduseks hakkama, kui oleks noored tugevad mehed, kuskil 200 hektarit maad on kuskil 6 inimest või 5 inimest, rohkem poleks vaja, aga me oleme juba vanemad inimesed kõik, ega me ei suuda enam rabeleda siin nii palju, et kui inimene tahaks teenida, ütleme 2000 euri kuus kätte, ma ei mõtle, maksud maha, siis võiks seda teha 6 inimesega, siis oleks see 2000 euri kuus palk tagatud, ütleme nii, aasta läbi.